igal asi oma kohal, aga samal ajal ongi see koht, et aga kui ma nagu üldse ei planeeri vähemalt ettevõtjana või mingit struktuuri endale ei loo, siis on midagi tehtud teinekord. Tõsi. Et kust nagu see fine line sinu jaoks jookseb ja mul on see pandud küsimus ka kirjas sama asja kohta, et asi ei ole distsipliinis ja probleem ei ole inimeses, et probleem on selles struktuuris või siis kalkriipplaanis. Ma võib-olla ette räägin enda loo plaani ja struktuuriga. Et minu üks suurimaid väärtuseid elus on vabadus. Ja kui ma mõtlen plaani või struktuuri peale, siis need kaks asja, eks vabadus ja plaan ja struktuur just nagu omavahel, plaan, struktuur ja vabadus omavahel kokku nagu väga hästi ei käi. Et üks ju eeldab seda, et ma saangi vabalt teha kõike ja valida igal hetkel ja plaan ütleb seda, et ei, sul on plaan. Ja ma maadlesin aastaid sellega. Et nagu, sest ma sain aru, et mul on plaani ja struktuuri vaja, aga see sama vabadus drive'is mind teistpidi, et ei, ma tahan ise otsustada, mis plaan, mis struktuur, et ma ei taha seda, on ju. Ja siis näed, et tegelikult sa ei liigu edasi selliselt. Et kui ma täna on tunne, et ma teen seda ja homme seda tunnet ei ole, siis sul ei ole seal nagu mingeid korduvaid protsesse, vaid sa iga kord alustad nii-öelda nullist uuesti ja see on jube kurnav. Kuni ma üks hetk istusin maha ja siis mõtlesin, et okei, mida see, et kuidas need kaks asja siis justkui nagu kaks eri maailma omavahel nagu toimima panna. Ja mina olen enda jaoks mõtestanud selle asja nii, et plaan ja struktuur on oluline nendes korduvates tegevustes, mille peale ma ei taha igapäevaselt mõelda. Ja see jätab mulle võimaluse selleks vabaduseks. Selleks, et ma saan, et kui mul on need asjad planeeritud, ma tean nädala sees, päeva sees, mis asjad ma pean ära tegema ja mis hetkel ja kuidas ja kellega kohtume ja kõik muud asjad. Et kui mul need on paigas ja pikk plaan ka, et kuhu ma liigun, siis on nii lihtne võtta endale päeva sees mingeid aegu just selleks, et tehagi seda, mis parasjagu pähe tuleb, minna sõita autoga, nautida loodust, saada sõpradega kokku, et siis mul ongi see vabadus. Et aga jah, tuli leida kuidagi omavahel nendele siuke koostöövõimalus. Et ma arvan, et elus ongi see koht. Et kui me iga päev kõiki asju just kui nullist peame otsustama, kas või seda, et mis ma hommiku selga panen ja mis tööülesandeid ma teen ja okei, hommik ärkan üles, et kas ma nüüd nagu plaanin päeva või ma lihtsalt avan mailboxi ja vaatan, mis tuleb, on ju. Need asjad lähevad tihti ikkagi väga rappa ära. Ja ma olen nõus, et päris tihti on viimase ajal, kui on nagu asju palju, on ju, see nädal on ka selline hästi sisutihe olnud ja et ega kui ei ole seda plaani ette võetud, siis ärkad hommiku üles ja naljalt ei viitsi isegi emailide vastata. Lihtsalt ei viitsi võtta ette seda või tead, et mul on vaja ära teha näiteks mingi asi, eks ole, mis on ammu kirjas, aga kuidagi pole nagu täna arvestanud sellega ja siis kuidagi kulgeb see niimoodi, et võib-olla ei jõuagi selline. Ja tihti me reageerime siis nendele asjadele, mis tulevad ja päeva lõpuks ongi, et hullud tihe päev on olnud, nad kogu aeg oled teinud midagi. Aga midagi ei saanud tehtud. Õhtuks on tunne nagu mitte midagi pole tehtud, aga hullult väsinud olen. Et siis see on tihti märk sellest, et ma olen lihtsalt reageerinud sellele, mis parasjagu üles tuleb, aga ilma plaanita liikumine ei ole väga tulemuslik, ei ole väga jätkusuutlik. Eriti ettevõtluses. Ja nüüd on see teine pool nagu selle plaani struktuuri juures on ka see, et kuidas seda teha sellisel viisil, et see oleks arusaadav, ma ei tea, tulemust toov eesmärgil lähemale viiv ja ka arusaadav selge. Ja mulle tundub, et see on ka nagu selline koht, mis ma ise olen ka hiljaaegu alles kogenud, et kui ma tegelikult ei suuda seda plaani struktuuri endale lõplikult välja luua või välja mõelda või välja kujundada, siis ma hakkan edasi lükkama. Ja nagu ma ei alustagi. Ja siin on võib-olla see, inglise keeles on ka see imposter syndroom või on eesti keeles, mis ta siis on, ma ei teagi. Mis eesti keeles on imposter? Teeskleja või ma ei teagi, teeskleja sündroom või midagi taolist enne, et ma nagu ei hakkagi tegutsema, sest ma räägin endale seda lugu või mingit story't, et näed, mul ei ole kas piisavalt teadmisi või et mul ei ole veel valmis ja ma ei ole valmis ja ma ei tea veel, kuhu ma lähen või kuhu see viib või et aga ühtepidi seal ongi nagu oma pool, et ma ei saagi edasi liikuda, kui ma ei tea, kuhu ma liigun, aga teistpidi peaks lihtsalt pihta hakkama ja samas või mis sina nagu sellest arvad, kus maalt siis jookseb sisse see koht, et
kui detailselt ma pean tegelikult olema valmis nüüd selle plaani kallal pihta hakkama ja teine pool on siis see, kus maalt ma siis tegelikult räägin endale mingit lugu, et ma tegelikult lihtsalt lükkan edasi asju. Ma võib-olla võtaks korra enne vahele seda sisse distsipliini ja võib-olla avaks distsipliini teemat selles mõttes, et meile tihti tundub, et me peaks olema rohkem distsiplineeritud. Et seesama, et ma istun hommiku laua taha ja mul peaks olema plaan või ma peaks koostama seda plaani, et mul on rohkem distsipliini vaja, et ma saaks oma asjad tehtud küll, aga ma ei ole distsiplineeritud. Siis kummutame selle nagu mõtte ümber. Et tegelikult, kui me vaatame distsiplineeritud inimesi, siis nad ei ole rohkem distsiplineeritumad kui ülejäänud teised. Nad on lihtsalt kujundanud või hoidnud piisavalt distsipliini, et kujundada endal mingid harjumused. Et tal ühel hetkel ei ole vaja enam ei distsipliini, ei tahtejõudu selleks, et mingit asja teha. Vaid ta lihtsalt teab, et hommikul ta ärkab üles, et esimese asjana läheb oma laua taha, ta paneb paika oma päevaplaani. Ta ei pea mõtlema selle peale. Et ma nüüd motiveerin ennast, et nüüd on vaja nagu see plaan paika panna, et ei ole. Et selles mõttes ka selle distsipliiniga võib-olla tasub korra vaadata enda elus ka, et kui ma tea, vaata, kuulaja on endale mõelnud seda, et ma ei ole distsiplineeritud, siis tegelikult küsimus on selles, et sa ei ole võtnud piisavalt seda aega, et mingi asi endale harjumuseks kujundada. Sest jah, need, kes tegutsevad, nad tegutsevad tegelikult harjumusest. Ja siis ei ole nii-öelda neid tulesid ja vilesid ja muud kütust sinna väga palju juurde vaja. Aga lähme nüüd sinu küsimuse juurde tagasi, et kuidas siis nii-öelda, tahaks öelda ka edasi lükkamine, ära lõpetada. Et mis siis juhtub, kui me edasi lükkama hakkame või miks me hakkame edasi? Ja kus see nagu tuleb üldse? Et tihti on selles, et meil ongi see sama ebamäärasus või ebaselgus. Et me ei tea, millega ma pihta peaks hakkama või ülesanne tundub liiga suur või selline aru saamata, et okei, et ma ei tea, pean kirjutama raamatu. Tore on ju, millest pihta hakkan? Kas ma peaks valima pealkirja või teema või peaks hakkama lihtsalt kirjutama, on ju. Et see tundub lihtsalt nii suur ja ebamäärane ülesanne ja siis me tihti hakkamegi leidma vabandusi, miks sellega mitte pihta hakata. Tegelikult küsimus on selles, et see ülesanne ei ole tehtud piisavalt lihtsaks. Et see on see plaani osa, on ju. Et kui mul on plaan kirjutada raamat, strateegia on see, miks ma selle raamatu üldse kirjutan, on ju. Et aga kui plaan on see, et ma kirjutan raamatu, siis nüüd on vaja see teha nii väikeseks ülesandeks, et ma hommikul ärgates tean, mis see esimene ülesanne on, millega ma pihta hakkan. Ja see esimene ülesanne võibki olla see, et ma lihtsalt kirjutan 5 minutit, täpselt nii palju, kui tuleb. Ja tihti sealt saab see momentum alguse, kus me läheme edasi. Aga need ülesanded jäävad natuke kas liiga ebamääraseks või liiga suureks. Et tegelikult on vaja seal on vaja nii-öelda see samm piisavalt väikeseks teha, et me selle kindlasti ära teeksime. Ja siis edasi juba lihtsam. See läheb täiega sellesse kohta kokku. Me räägime täna sellest eesolevast sinu juhendatud kursus ka. Aga ma enne kui sinna üldse nagu lähme, siis ma lihtsalt toon nagu sellega välja, et see on ka põhjus, miks meie Upgrade Life'i üldse siin nüüd varsti 1,5 aastat tagasi äkki lõime. Enda nagu vajadusest ja nagu sellest kohast just ka, et tahad midagi uut elus nagu saavutada või kuhugi jõuda ja kuhugi liikuda, olgu see siis töö või tervise või ettevõtluse või iseenda enesearengu nagu seotuda, siis seda ei ole nagu lihtne teha, kui sa tegelikult ei saa aru, kuhu sa nagu liigud. Ja kui see on ka hoomamatu, on ju, sa just kirjasid nagu hästi seda, et kui need sammud on ka sellised ebamäärased ja tegelikult sa ei saa aru, mida sa teed iga päev või mille jaoks või kust ma näen juba mingit tulemust, on ja siis on keeruline ja me lõime selle Upgrade Life'i just selle mõttega, et pakkuda inimestele sellist mõne mõttes hästi kindlat või öelda selle kohta, et reglementine või struktuurine, aga ta on lihtsalt nagu paika pandud kava, mis annab inimesele võimaluse tegeleda ühe valdkonnaga 21 päeva. Päevas ainult 15 minutit. Sul on iga päev täpselt teada, mida sa pead tegema, kui palju see umbes aega võtab ja seal on ka siis nagu teooria pool ja praktiline pool. Et ta on hästi nagu jupiti selles mõttes lihtsaks loodud kontseptsioon ja me näeme tagasisidena ka inimeste puhul, kes on meile nagu kirjutanud eelmistest nendest kursusest, mis praegu on olnud siis enne sindena, on meil terviseteemaline ja enesearenduse teemaline kursus. Et siis inimesed on kirjutanud ka, et nad saavad tegelikult nagu tulemusi, kes siis on võtnud selle aja ja päriselt läbi teinud see asja ja panustanud enne. Kui sa hakkad seal juba jälle vahele jätma päevaselt, siis by default võid arvata, et see ei too nagu sellist tulemust, kui toob inimesele see, kes teeb seda nagu iga päev struktuurselt 21 päeva kaasa.
ja pühendunult. Et see nagu mõte mind kõnetab jah, et läheb kokku selle Upgrade Life'i ideoloogiaga, et anda inimesele neid ampse, aga samas ta viib selle suurema idee teostuseni. Jah, ta peab olema piisavalt lihtne, sest vastasel korral me lihtsalt ei tee. Et sama, et me koristame aja ära, no. Tore, millest ma pihta hakkan. Et see on liiga suur amps, on ju. Et ma ei tea, kevadkoristused on praegust ees, on ju, et inimestel siis see on liiga suur. Et aga alustame väiksest asjast, millest me pitsama hakata. Mul laps Sanek ka siin mänguasjad on alakorrusel praegu toodud, on ju. Võimatu on neid üles korrusele saada, et need vahetuvad. Aga ülekorrusel on teinekord jumala sassis tuba. Mina ei viitsi iga kogu sorteerida, ma viin samamoodi üles eest ära, on ju. Lõpuks ikkagi olen mina see, kes seda sorteerib tema nii-öelda siis nagu toetamisel. Aga mu laps on ka mul öelnud selle lause, et kui ma nüüd, et palun korista ära, vaata. Sorteeri ära. Ma ei oska, ma ei tea, kus pihta hakata. Just. Mul on see, et nagu halloo, no. Mis jutt see, kuidas see ei oska pihta hakata, lihtsalt hakka sorteerima, vaata, et pane ühesugust asjad ühte kohta ja nüüd ma olen juhendane ja rääkinud, aga minust tekib korraks error, nagu kuidas sa ei saa aru sellest. Hakka lihtsalt pihta kuskilt, ta on error. Sest ta näeb seda, mis on nagu segamini, see kuhi, see kõik laiali ja mingid asjad üksti otsas ja siis jah, ma olen ka aru saanud, et see ongi inimeste jaoks keeruline. No ja sina ise mitu korda seda läbi tehes oled ju enda jaoks süsteemi paika pannud, et sa tead, mida sa kuhu paned, mille järgi sa asju teed, on ju. Et aga selleks jah, lastel on ka vaja süsteemi õpetada, et ma oma poisiga sama püüan teha kogu aeg, et need väiksed loomad lähevad siia kasti ja kaisukad on siin kastis ja autod on siin kastis, et ta juba nagu teab, mitte et ta seda alati teha tahaks, aga ta juba saab aru, et kuule see asi on vales kastis. Et tal juba hakkab nagu see süsteem vähemalt selle koristamise ja mänguasjade panemisega tekkima. Aga see jah, et kui sa lihtsalt ütled, et korista tuba ära, siis mis meist tegema pean? Ja noh, sama me tegelikult teeme ju igapäevaelus ka teiste inimestega, et anname sellist umbmääraseid ülesandeid. Aga pöörame tähelepanu korra vaatajatele ja kuulajatele, et kui nad siin kuulavad meid ja mõtlevad selle peale, mis me siin rääkinud või mis sina jaganud oled ja nad on selles kohas, kus nad tunnevad, et okei, mul tegelikult nagu aega on. 15 minutit päevas. Ja võib-olla isegi rohkem on ja mille jaoks, mul nagu on tegelikult nagu aega. Mul on ka struktuur, võib-olla mõnel ei ole, aga noh, elu nagu ei liigu vaata aina soovitud suunas. Mis on see kõige esimene samm? Millest pihta hakata? Kui tegelikult ei ole, probleem ei ole ajapuuduses, on ju, kuigi seda tahetakse öelda, aga tegelikult see ei ole peaaegu kunagi. Väga arvas on tõesti probleem ajapuuduses, aga sõltub, mis aja nagu raamist me nagu räägime. Et selle mõttes, kus ta pihta hakkab siis? Alustaks sellest, et esimese asjana tasub üle vaadata, et kuhu sa üldse liikud tahad. Et kas see eesmärk või kas see siht on sulle piisavalt selge? Ma vahel teen oma klientidega seda kiusamist ka, et kui klient ütleb, et ma tahan rohkem raha, siis ma tihti ütlen, et palun 1 sent. Et noh, see on nii lihtne näide, aga see ilmestab hästi, et 1 sent on ka rohkem raha. Et kui ma ei ole tegelikult seda sihti väga täpselt selgeks teinud, et kas raha on hea näide, sest seda on nii lihtne mõõta, on ju. Et kas ma tahan 10 000 eurot või ma tahan 1 000 000 rohkem. Et need, mis tegevused mind selleni aitavad, need on erinevad. Ja see panus, mida ma sinna panen, on ju erinev. Et kui siht on selge, et ma tean, kuhu ma päriselt liikuda tahan, et ma olen selle enda jaoks läbi mõelnud, siis tasub järgmise asjana vaadata, et mis need asjad on, mis mind päriselt edasi liigutavad ja vaadata, mis need tegevused on, mida ma täna teen. Et kas need tegevused ja need asjad, mis mind päriselt edasi liigutaks, need omavahel kattuvad. Et kui ei kattu, siis tasub seal võtta vähemalt 1 asi ette, mis sinna poole mind kindlasti aitab ja hakata selle asjaga pihta. Et võtta siis võib-olla midagi muud laualt ära ja hakata selle ühe asjaga otsast liikuma, see on kõige lihtsam asi. Et kui siht on teada ja ma olen oma tegevused ka üle vaadanud, et kui küsimus ei ole ajas, et mul seda jätkub, et ma võin midagi lauale juurde võtta, et siis vaata tegevustel otsa, et mis tegevus päriselt selle eesmärgini mind aitab. See natuke, see vastus, mõne mõttes sa vastad see küsimusele ka, mis ma küsin tahan, aga ikkagi võib-olla teise nurga alt, et aga kui ma ei suuda valida, ma ei suuda otsustada, milline olemasolevatest või võimalikest juurdevõtvatest tegevustest võiks olla see kõige õigem valik.
mismoodi ma siis nagu valin, kui ma päriselt ei saa aru, kumb see siis nagu tähtsam on. On see siis noh, pean, mul midagi teha arvutis ja mul on sama võib-olla teha midagi nagu ka siis selle sama eesmärgiga seotuna, näiteks ma ei tea. No okei, toon näite enda pealt, mitte mul see probleem oleks, aga toon näite, et kas ma tegelen sellega, et ma otsin külalisi, kas ma monteerin olemasolevaid saateid või ma salvestan juurde. Kui ma ei suuda valida, oletame. No tegelikult, kui me sihti teame, siis on selle valiku tegemine lihtsam ka. Et kui su eesmärk on, ma ei tea, kasvatada jälgkeskkonda, siis ilmselgelt sa selleks, et jälgkeskkonda kasvatada, pead saatesse tooma huvitavaid teemasid, huvitavaid inimesi. Et sinu jälgkeskkond kasvaks, võib-olla ka erinevaid teemasid ja erinevaid valdkondi on ju. Et siis keskenduda sellele, et neid inimesi saatesse saada. Et see peaks olema nii-öelda prioriteet number 1, millega sa tegeled. Et siis ei ole see, et kas ma monteerin. Okei, tore monteeri, aga see on ka vajalik, et seda ei saa ära jätta. Et, või siis salvestad, et jaa, see on ka oluline, aga tegelikult kõige olulisem sellest 3 valikust on ikkagi ju see, et ma keskendun inimeste leidmisele saatesse, et mu podcasti jälgkeskkond kasvaks. Ja tegelikult ma usun, et iga inimene suudab enamasti nagu vahet teha, et milline asi aitab, milline asi ei aita. Ja kui ei suuda, siis lihtsalt vali üks ja proovi ja katseta ja vaata, kas ta annab sulle edasi liikumist. No vahel tõesti on, et ma ei saa aru, milline päris hästi toimiks. Siis tasub katsetada ja vaadata seda, et mis mulle sobib. Võib-olla näide, et hästi lihtne näide on ju, et ma ei tea, kas tahaks rohkem liikuda on ju, aga ma ei tea, kas jooksma minna või kõndida. Noh, mine proovi kõigepealt kõndida, vaata, mis tunne tekib, kõnni. Ja natuke aja pärast katseta jooksmist. Vaata, kas jooksmine sobib sulle, vaata, kas see sobib su kehale, vaata, kas see sobib sinu enda rutiinide ja kõige muuga. Ja siis vaatad sealt edasi. Et see rohkem liikumine võib-olla ongi see, et tegelikult see kõndimine on täpselt see, või et vastupidi, ma saan selle kiire jooksuringiga oma, ma ei tea, energia mõnusalt käima ja see on täpselt see õige. Nii et siis tasub lihtsalt katsetada, kui päriselt ei tea. Ja alati tasub nõu küsida, et kui on võib-olla inimesi, kes on seal kohas juba, kuhu sa jõuda tahad, et mida nad teinud on selleks, et sinna jõuda. Et kui nad soovitaks ainult ühe asjaga tegeleda, siis mis on see üks asi, mida nemad teinud on, mille puhul nad on näinud, et sellel on kõige suurem mõju selle tulemuse saavutamisele. Aga seal tasub ka alati olla selles mõttes kriitiline, et üks asi, mis sobib ühele, ei pruugi sobida kõigile teistele. Et see sama, et noh, äris võib olla tihti see, et noh, tee rohkem. No, tore, aga mida ja miks ja kui palju ja kas see päriselt minu ellu ka sobib. Ja, sa tahtsingi selleni ka oma kogemusest jõuda siia kõrvale anda nagu natuke juurde mõtteinet, et tore on teistel küsida, et mis sina nagu soovid teha, aga see, mis sobib ei pruugi sobida mulle ja see, mis töötab tal, ei pruugi töötada minul. Ja teinekord on need nagu nii äärmuslikud kogemused selles mõttes, et ja võivad olla ka inimesed, kes on samas valdkonnas, siis lihtsalt ei tööta ühed reeglid ühe juures ja teisel ei tööta teised reeglid. Mul on kujuta ette, kui palju mulle on, ma arvan, viimaste aastatega hakanud tekkima rohkem inimesi, kes tahavad tulla hullult õpetama. Ja mul ei ole midagi selle vastu, kui sa jagad nagu mõtteid ja mingeid soovitusi, kuidas teha, aga kui see kukub välja sellisel viisil ja ma näen, seal taga on see maik, et ma tahan sulle öelda, kuidas sa saad teha paremini, mida sa teed täna. Ja kui ma olen seda veel katsetanud juba ka, siis ma ei viitsi kuulata enam. Ja ma olen see mõttes ikkagi selle etalon või kiiksuga, et me ise inimestena teame üldiselt kõige paremini, mis meil nagu töötab ja kes me oleme, sest see on ikkagi läbi enda nagu loomiseni. Küll on mulle öeldud, et ropenda, tee lühemaid saateid. Ma ei tea, kasuta neid subtiitreid lühivideodel. Okei, täna ma nüüd juba kasutan, aga vahepeal kasutan. Tulemus on täpselt sama, ei näe üldse mingit erinevust. Siis mis sa veel tulevad on, räägi ise vähem. Ta räägi nii palju kaasa, et ajakirjanduses saatejuhid ei räägi kaasa. Meil ei ole ajakirjandus. No, ja mis iganes, et see kõik tulevad, et kõik nagu teavad paremini, kuidas seda teha, mida sa teed. Ja siis, kui sa ütled, aga tee ise, siis ei tehta. Et see on see teine pool, et juba lihtne on öelda teistele. Aga ma olen nagu väga seda meelt, et ma olen näinud, et mingid asjad lihtsalt töötavad ja mingid asjad ei tööta. Ja siis mul ongi see kohta, miks ma pean minema mängima neid mänge, mis töötab teistel, kui ma tean, et see ei tööta mul ja kui ma juba midagi
mul midagi töötab, miks ma pean muutma hakkama, miks ma hakkama leiutama jalgratast? Muutma lihtsalt sellepärast, et midagi muuta. Või et äkki läheb 10% paremaks, aga kas see 10% õigustab ennast ära nagu, et mu töö effort läheb võib-olla suuremaks, energiakulut või tööaeg läheb suuremaks ja kas see tulemus on seda väärt, et noh, ma lõpuni nagu ei ole nagu nõus, nagu sina ütlesid ka sama asja, et ei saa alati joosta selle järgi, mida teine soovitab, nii peab kuulda võtta ja proovida, aga inimene võiks ikka suuta leida ka seda, mis temal tegelikult on nagu loomomane ja mille seda ise usub, on ju. Ja teinekord on täiesti sellised asjad, mis sa mõtled, et see elus ei tööta, aga need sul töötab. Ja ei tea, miks, lihtsalt töötab. Ja sellega ma olen täiesti nõus, sest ma ise toimin hästi teistmoodi, ma arvan, et kui enamik inimesi. Et ma lihtsalt olen väga siuke kuidagi toimimise mõttes teine ja ma olen selle reha otsa elus korduvalt astunud, et proovinud teha nii, nagu teised teevad või justkui nagu nii tehakse seda asju. Ja ettevõtlust tehakse nii. Ja see lõpeb alati sellega, et ma olen lihtsalt mingis kaoses. Et mida rohkem ma usaldan enda puhul seda, et kuidas mina toimin ja toimetan selle järgi, kuidas mina toimin, seda paremini tulemused tulevad ja kõrvalt öeldakse, aga nii ei tehta ja ei tehta, aga mina teen. Sest et see sobib mulle. Ja ma klientidega julgustan alati sama, et sa pead proovima seda, kuidas ta sinu elus, sinu äris töötab. Et äris on ka nii palju, et tehakse asju nii, no tore, aga sa ei tea, millised inimesed, millised põhimõtted, milline kultuur mul ettevõttes on. Et me ei tea, et tegelikult teab kõige paremini see inimene, kes on oma äri või oma elu sees. Et aga selles mõttes kõrvalt tasub kuulata ja kõrvalt tasub tagasisidet ka küsida. Sest üsna sage on see, et ma ise ei märka mingeid asju. Ja selle koha pealt, kui keegi kõrvalt, mina coachina saan tihti välja tuua seda, et kuule, tead, et mulle tundub, et siin on nagu mingi uskumus või mingi selline nii-öelda mõte kinni, milles sa oled kinni hoidnud. Et kui sa selle siit võib-olla natuke grammike teistpidi keerad, siis asjad lähevad palju lihtsamalt liikuma. Aga mitte see, et muuda kõik ümber või et tee täpselt nii, sest et see enamasti ei toimi. Ma arvan, et seal on ka coachi või terapeudi või kellegi sellise spetsialisti eripära versus lihtsalt keegi kõrvalt. See, kuidas seda serveeritakse. Et väga tihti, no ma arvan, et inimene kuulaja vaataja on ka nõus sellega, et ikkagi väga palju sõltub sellest, kuidas sa midagi verbaalselt serveerid. Ja mis su kavatsus selle nii-öelda asja välja toomisega on, ju? Kas sa tahad lihtsalt mulle soovitada või sa tegelikult tahad hingi situda? Mõne mõttes. No mina vähemalt tajun selle ära. Ma tunnen seda, tihtipeale tunnen seda mingi kõrvalmaikusel, mis on selle juures. Mingi muu kavatsus on taga. Mingi sapisem kavatsus on tegelikult see kõrval, eks ole, ta tahab küll omast arust head, aga ma näen, et seal on nagu mingi, mitte ära panemise, aga seal on nagu tunde sellist veidrat vunki küljes. Ja see on minu jaoks nagu BS. Ma ei taha seda kuulda, sest et sa tuled nagu veidra koha pealt. No, ja siis tekib minust see kohe, et okei, aga ma siis tõmban ka kaitsesse. Või siis on see, et ma ei taha kuulata seda. Või et ei kõneta ja täitsa okei, et ei kõneta mind, ja ma ei tahagi proovida, kõik ei peagi proovima see mõttes ka, aga ma olen jah seda meelt, et vähem kogemusena ka, et kui sinuga olen vestel mingid teemadel või kes iganes coach või keegi, kes on justkui nagu sellise neutraalsema koha pealt, siis tihtipeale need soovitused on lihtsamini vastuvõetavamad ja kukuvad paremini välja kui need, mis siin lihtsalt kuskilt pistelised sisse jooksevad või mis sa kuuled kuskilt. Jah, et ma oskan rääkida enda eest, on ju, et tihti need väljatoomised, ma oma klientidele tihti ütlen ka, et kui sa saad pihta või haiget või mingi minu väljatoomine või asi on kuidagi liiga terav või valus, siis esimesel kohtumisel alati on see lause, et kõik, mis ma välja ütlen, on tegelikult väga puhtast kohast aidata ja kõige suuremast armastusest selles mõttes, et ma päriselt soovin, et inimestel läheks hästi. Et kui ma midagi välja toon, siis see on ainult selle pärast, et ma näen, et see koht takistab, seal on kinni ja tavaliselt need on valusad kohad. Et mu peale on pahane oldud küll, aga järgmine kord on see, et okei, sul oli õigus.